Alates 1. juulist hakkab siin Rocca al Mare keskuse parklas kehtima uus parkimiskord. Uute reeglite järgi saab inimene parkida siin tasuta 2 tundi ning seda ainult 1 korra päevas. Ning peale seda iga järgmine alustatud pool tund on juba euro inimese taskust. Kuidas üleüldiselt tundub see pigem hea lahendus või kehvavõitu? Pigem kehva, ma arvan, aga ma ise nii tihti võib-olla Roccas ei käi, aga ma arvan, et nende kohalike jaoks pigem ma arvan kehva. Kui teie kodupoes oleks niimoodi, siis pigem valiks võib-olla mõne teise poe lihtsalt, kus saab tasuta alati teatud aja parkida, kas või tund aega. Ega üldiselt ma arvan, mina ise isiklikult kauem kui 2 tundi ostukeskuses ei viibi, et minu jaoks on see fine nagu selles mõttes, aga eks on erinevaid arvamusi, ma arvan. Ei ole kodupood ja tundub okei lahendus. Kas just okei, aga mis teha, kui on sellised omaniku poolt sellised reeglidega, siis peab nendega nõustuma. Ну, через дорогу стоянка бесплатная возле зоопарка. Там же можно поставить, перейти дорогу и спокойно пойти в магазин. А у людей же быстрый темп жизни. Кто может позволить себе, тот будет платить. Кто хочет экономить, найдут место, где поставить машину в другом месте. Ну, стоянка хочет просто заработать денег на этом. Вот что могу сказать. Ну, простой человек будет платить за это. See on ikka mitte päris normaalne olukord minu arust on, et kõik siia tulevad ostma asju ja lisaks nagu maksta, no ei ole eriti hea mõte. Ma ei saa aru, miks seda üldse tehti. Käite ise ka vahepeal 2 korda poes? Mina isiklikult mitte, ütleme nii, et 1 korra päevas käin ära ja ongi kõik. Aga ma arvan, teised elanikud, kes siin lähedal elavad, lastega, peredega, nendel on vaja rohkem kui 1 kord päevas käia. See on natuke ebamugav võib-olla, kus lastega. No, oli nii hea ja oleme siin kõrval ja mitu korda päevas võime näiteks siia tulla, aga no, mida teha? Leiame kus parkida või hakkame maksma, ma ei tee veel. Tõenäoliselt on see tehtud ilmselt nende spordiürituste ja asjade jaoks, et siin kõrval on see spordihall, et võib-olla selle jaoks on see ajapiirang tehtud. See on tõepoolest nii. Kahjuks ei õnnestunud ühtegi keskuse kõneisikut täna kaamera ette saada. Rocca al Mare kodulehelt leitava info kohaselt on aga keskuse juht Helina Leif kinnitanud, et parkimiskohti kasutati sageli muul eesmärgil kui keskuse külastamiseks. See vähendas keskuse klientide parkimiskohtade arvu. Küll aga on keskus arvestanud näiteks jõusaali, iluteenuste või laste mängumaa külastajatega. Neile kehtib pikem tasuta parkimisaeg ehk 3 või 4 tundi. Selleks tuleb registreerida parkimine vastava teenusepakkuja juures. Jah, see tundub pigem mõistlik, sest et kui sa juba niigi maksad selle teenuse eest, näiteks ma ei tea, MyFitnessi eest või mis iganes, siis sa tegelikult ju öeldad ikkagi, et sellel on ka tasuta parkimine, sest et muidu sa valiksid lihtsalt selle teise asukoha, kus on see nii-öelda hinna sees. See on kindlasti keeruline. Kindlasti oleks vaba piirang nagu kindlasti lihtsam või mõistlikum nagu inimeste seisukohalt. Rocca al Mare keskuse juht Helina Leif mõistab, et uus parkimiskord vajab esialgu kindlasti harjumist. Ta kinnitab, et olukorral hoitakse silm peal ning arvestatakse ka külastajate tagasisidega. No, mis teha? Praegu kõik maksab midagi. No, hakkame maksma siis. No.